ja peame siit 3 kilomeetrit enda hotelli kõndima. See tundub päris ohtlik. Ja siis me küsisime ühelt kohalikult mehelt teed sinna ja ta ütles, et me ei tohi mingil juhul minna ja nüüd ta tellib meile takso. Ma igaks juhuks filmin selle mehe üles juhul, kui me ei jõua hotelli. Ja siin on veel 4 meest, kes aitavad oma kohalolekuga nagu alati. Juhu! Me oleme lõpuks ometi jõudnud Chennai'sse, see tähendab seda, et me oleme lähemal Andamani saartele kui kunagi varem. Teekond paradiisi on alati sekeldusi täis, kell on 2 öösel. Me nägime Varanasis, kuidas see õues magamine käib. Ja no me ei tea, kas meil on ööbimine või mitte. Ja üks kohalik mees ütles, et meil ei ole kindlasti hotelli broneeringut, et me peaksime minema tema tuttava juurde ööbima, et seal on kindlasti koht olemas. Sa lihtsalt pead olema kogu aeg valvas, sellepärast, et kogu aeg üritatakse sulle midagi maaperseldada, midagi petta, midagi vaia toipekki, ma oleks praegu jäänud lihtsalt auto alla ja see oli suur veoauto. Aga olgu, on nagu on. Hello, we have booking. Yeah, ma'am. L-I-I-S. Okay. Juhu! Kohal! Toatuur. Petsupaberit ei ole ja põrand on läbi märg. Ja tuba maksis kokku 12 € töö. Lõpuks ometi pärast kõiki neid aastaid minu unistuste saar, Andamani saared. No igastahes mul on üks unistus. Kohtuda ikkagi mõne päris maalasega siin ka. Seda ikka saab. Püha pull. Liisu leidis endale juba uue peika. Lennukis üks mees andis mulle enda pildi, et ma võtaksin selle koju kaasa ja otsiksin talle naise. See on täiega vale. Ta leidis selle maast, võttis kohe üles. Vaata, kui rõõmus ta ise on. Nüüd ta otsib seda tüüpi. Kindlasti elab see siin saarel ja Liisu jääb siia elama. Kertu nii palju asju pidi kaasa võtma. Sul on ainult üks seljakott. Kus asjad on? Meie taga on sellised kohalikud tõerid. Nemad tulevad kohale siia ikkagi korraliku džiibiga. Kui te vaatate neid, siis nad on ärganud tavaliselt kell 3 hommikul, et selline meik endale teha. Andamani saared on tõeliselt eksootilised ja mõistagi luksuslikud ja mitte ainult eurooplase jaoks, aga ka kohaliku jaoks. Ja kui vaadata seda, mis klassist inimesed on täna siin meiega merd ületamas, siis no need on ikkagi väga rikkad inimesed. Ma saan aru, et siin on ülioluline, kuna tegemist on ikkagi niivõrd luksusliku reisiga, siis paljude hindude jaoks on see elureis ja see jäädustab ikkagi iga sammu sellest. Võtta järjekorda, siin fotoshoot käib. Juhu! Tere tulemast! Paradiisi nimega Have a Look. Aga nagu näha, siis ka paradiisis sajab vahepeal vihma. Can we take a picture? With you? Sure. Come, Chaitra. Nii need uued sõbrannad tulevadki. Need on kusjuures need samad tüdrukud, kellest Kertu enne rääkis, et nad hakkasid kell 3 öösel juba valmistuma. Come, we'll take a picture now. Tere tulemast Have a Looki. Me võtsime takso nüüd, ilge kauplemine käis sinna linnad väga palju kallimad ja selleks, et sõita teise saare otsa meie resorti, otse maailma ühe kõige populaarsema
ranna ääres, siis pange tähele, nüüd see sõit läheb meile maksma 3 eurot. Nagu ta on nii tore poiss, ma mõtlesin, et okei, maksame 3 sotti kohalikku. मस्त जगह एकदम तालिम वहाँ पे जरूर है तालिम की जय हो तालिम इज ग्रेट nii vaikne ja nii rahulik. Kell on 5 hommikul. Päike just tõusis. Rahu ja vaikus. Palmipuud, linnud. See on üks kõige ilusamaid saari, mida ma olen näinud. Nii maagiline ja nii rahustav. Rannad on puhtad. Prügi väga palju ei ole. Isegi kõnniteed on. Inimesed kannavad kiivreid, kui sõidavad mootorrattaga. Täielik paradiisisaar. Andamanidest ikooniline pilt, mis mul esimesena silme ees ongi sellest, kuidas siinses helesinises vees ujub elevant. Tõsi on see, et aastast 2017 ei ole mitte ühtegi elevanti enam nähtud, aga siin saarel on nad kusagil endiselt veel olemas. Me oleme tagasi, sest et eile meid ei lastud siia. Poiss oli seal ees ju, takistas. Sorry madam, that is rules and regulations. Yes. But in India, there are no rules. Yeah, rules, Yes, rules. look at these guys. No rules. Just sitting here not doing nothing. Tea, mis teeme või? Jookseme lihtsalt sinna randa. Me jooksime sinna, aga ikkagi ei õnnestunud. Ja täna me oleme tagasi. Ja proovime uuesti. Äkki õnnestub. Total track is 2 kilometers. First 300 meters is village area. Then after is 1.5 is reserve forest. A reserve forest on this level muddy. And no possible to walk your slipper and shoe. Okay. There's a forest. How can we go? Barefoot walking and here is a provide is guide. Poisid lihtsalt tahavad leida vabandust, et meiega kaasa tulla sinna elevandiranda. Ütlevad, et meil on giidi vaja, sest et muda on siiamaani. Meile meeldibki. Me oleme juba niisama ilustas rannas käinud, nüüd lähme ekstreemmatkale. No loomulikult, me ütlesime kohe, et meie mingisugust giidi ei võta, sellepärast, et mida rohkem on inimesi, seda väiksem on tõenäosus kohata loomi. Oi, me peame kirjaga panema ennast, sellepärast, et nad tahavad Välisministeeriumile teada anda, et eestlased on siin rajal. So guys, have you ever seen any Estonian here? Estonian? No, ma'am. No. You have? They talked about it, but have you seen on that track any Estonians? You can't find Estonians. Nemad otsivad samamoodi eestlasi nagu meie elevante. Meie oleme nende esimene võimalus. Me ise loodame, et nad pakuvad meile vastu samamoodi elevante, sest meie oleme otsinud juba päris mitu päeva ja ööd elevante. Nii, okei. Mis me siia kirjutame siis? Oi, läks sassi. Me läheme nüüd ja matkame selle elevandiraja läbi, et jõuda elevandi kuulsale rannale. Mingid prouad lähevad selle ees giidiga. Minu giid on ees. Vaata, et me ära ei eksi siis. See poiss hoiatas. Siin on väga lihtne ära eksida. Vaadake, teekond ikkagi maailma kõige ilusamale rannale ei peagi olema lihtne. Ma ei tea, kas see on siin lehmapask või mitte. Tavaline džunglipask. Lõhnab nagu lehm. Muda sai läbi. See saab tähendada vaid seda, et me hakkame juba kohale jõudma. Kohal! Vett pole. Mangroovimets. You see, we made it. Yes. We are here. Sorry madam, that is rules and regulations. Yes. But today you came here. Yes. Perfect time. Oh, now you happy? Yes, I'm very happy. Okay, thank you. Is there any other way to go back without going through this mud?
no siin Elevandirannas saab ikka kõike teha, siin on batuudid, veesõidukid, paadid, baar, lõbusõitu saab ka siin teha. Nii rõõmsad. Juhu. Mida veel tahta? Ja ilusad tüdrukud päevitavad. Hei, mämm! Kertu läheb nüüd paadimehega rääkima, sest me ei jõua tagasi kõndida. See oli nii mudane maa. No ausalt öeldes ilus on küll, aga tagasi tuleb minna seda sama rada pidi. Ma proovisin siin ühe paadimehe praegu ära rääkida 10 000 kohalikku, mis on veidi rohkem kui 100 eurot, kui sa ei taha minna läbi Pori siit Paradiisi rannalt tagasi. Kel raha on, siis võimalus on. Seal oli uss! Päriselt! Vaata! Mõtle, kui ma ei tea, me jäämegi siia džunglisse. Ussid ka veel. Ja ei julge sinna minna enam. Kuidas me siis saame tagasi? See on ainus tee, kus tagasi saab. Jookseme jälle. Tehtud! Juhu! Kertu lubas saata postkaardi. Ja mis sa said? Ainus postkaart, mis siin saarel kohtis leidub, see on ilma pildita ja selle ma panen teile. Tiit Puuli, siit su kaart tuleb. Muide, see kaart oli seifis peidus. Leidsid margid nüüd. Siin ei pea tatiga panema. No problem. I like it, no problem. So this is the guy who doesn't allow to put the stamp into this corner. Father of a nation. Ma kleepisin praegu Father of a nation. Maybe the next time. That's okay, because that's the only postcard. You can't ruin it. Let him be. That's okay. Thank you so much. That was the most interesting. Ja ongi teine saar avastatud. Mina pean ütlema, et tegemist oli minu lemmiksaarega, siiamaani vähemasti. Üks on veel ees. No siis tuleb uus lemmik ilmselt. Ja nüüd me lähme Neil Islandile, mis on väga pisike. Oi, mis tunglemine siin on. Naised on kõik lõpus. Ja mehed trügivad ees. Purrud olid terve sõiduoja keras, nüüd on hea kohal olla. Vaata, mis head need rattad siin on. Hüppa peale, viin edasi. Ma olen ju vana triatleet. Või noor. Let's go. Juhu! 50. 50. Okay, that 2, please. Aitäh! Iga päev, mis ma siin olen, ostan ma vähemalt ühe. 50 senti. Kuule, vaata ma jalgu! See on sinu pool nüüd. Kas sa saad? Ma tahtsingi seda poolt. Kaval nipp. Juhu! Päikese tõusu vaatama. Ja me oleme jälle ärganud kell 4, et näha seda imelist maakeeles päikest tõusu. Ikka muda tõmbab sind, jah? No vanad harjumused on visad kaduma. Sellise tüdrukuga peab mina minema ilusat romantikat tegema. No ei oska. Vähemalt ei kukud näoga sisse. See osa alles tuleb. Koerad ka alles magavad. Kas pisar on silmas? Nii ilus! See on tõesti ilus. Ma igal hommikul istun siin päikese käes. Pesupäev. Kõik on sitikaid täis. So ma'am, you are like this point? We did. Thank you so much.
no tere! tere hommikust! Mis meil täna menüüs on siis? Natukene kõrbenud sai, aga sellest ei ole midagi, sest meil on koerakasid juba ootel, oma noosi või ja muusi on ka toodud juba. This is called uttapam. Uttapam. Yes. Kas sul on kõht veel tühi? Jah, nendel koerakitel on see kõht väga tühi. Saiad ootavad. Kutsime kutsusi, kellele süüa anda. Eile oli sadamas päris suur hulk vastasi ja kõik tahtsid midagi saada. Kõigil on kõhud nii tühjad. Vaatame, kas me leiame nad ülesse. In Europe, we are using these. I have 2 cards. Ma ei ole mitte kunagi ennast vaesemana tundnud. Mul on puudu 300 ruupiat ja see on 3 eurot. Aga siin on see nii suur raha. Ja meil on vaja jõuda Port Blairi, sellepärast et sealt läheb lend juba Bangalooresse ja Bangaloorest koju. See on see, kui sa toidad küpsistega koeri siin 2 päeva. Ja lõpuks on selline seis. ATM-id ei tööta. Ma arvan, et koerte alla läks täpselt see raha, mis praegu puudu on. Vähemalt koerad on rõõmsad. See oli seda väärt. Aga noh, ma ei tea, mis nüüd saab ennast. Seal hotellis oli see madrats maas seal ju jälle laua taga. Enne saad ikka tasuta äkki. I don't have internet. Can you share me internet? Kertul on hoopis 8 euri puudu. Kule, see on nii suur raha. Sinu osa on see. 8 eurot, 800 ruupiat. Sa oled jamas. Laev läheb välja. Ai, lähe. Tempel. Kertul on plaan, mis kõlab nagu skämm. Kui mina elaks Indias, mina ei nõustuks. Vaata, mina olen juba mõnda aeg siin Indias nüüd olnud ja ma olen nendelt meistritelt nii mõndagi õppinud. Ühesõnaga, me oleme 1,5 tundi vaielnud ja minu mõte on see, et see selgub 7 eurot, mis on puudu, et ma maksan selle teile sadamas, kui me jõuame. Või siis teine variant on see, et ma ootan mõnda rikkamat reisijat ja siin on ainult rikkad ja reisijad, kes annab mulle selle raha ja ma maksan ausõna Port Blairis selle tagasi. Can I ask, is it the usual situation that someone doesn't have money to pay for the ticket? We never have this issue, but never, ever. Never ever, Kertu, you're so special. I know. Sul on 6 inimest. Kõik on šokis. It's unbelievable. Nad on 3 korda juba vale kontonumbri andnud Kertule, kuhu raha kanda. That one says it's done. Take a picture or yes. Kuule, ma kirjutan sulle siia taha, et sa oled vaene. Meil on üks saladus ka. Nad ei saa aru praegu, aga me seivisime tegelikult 200 eurot, me seda ei andnud neile 200 ruupiat kõigest, mis on vaevu 2 või 3 eurot. Selleks, et me saaksime vähemalt vett osta selle põrgukuumaga. Tegelikult ma mõtlen, et vee peale me ei hakka raha raiskama, sellepärast, et see on ikkagi 50 eurosenti. Seda me lähme võtame hotellist. Kraanist. Nüüd võib kõht haigeks jääda. Ja no kui väga hästi läheb 2 peale, saame mingi odava toidu, tänava toidu võtta. Me peame hästi valima, mis me süüa ostame. Seda küll me peame lugema. Ei mingit priiskamist enam. Seda küll, jah. This is your ticket. Reporting time 15 hours. We just love you. Thank you so much. Honestly. Well done. Peikale pole vaja öeldud, aga meie lihtsalt lavime seda posti. Me saime pileti. Sai tehtud üks väike payment, kurat teab kellele ja pagan teab millisesse panka, aga nüüd on vähemasti lootust meil pääseda tagasi Port Blairi, kust läheb homme väga vara hommikul juba lend. Sinnamaani on aega, nii et seiklused! Juhu! Thank you so much. Thank you. Bye. Me oleme tulnud selle saare ühesse kõige hinnatumasse, küll väga lihtsasse mereandide restorani ja me ütleme nüüd ausalt, et meil on 2 peale siis suure kokkumänguna seivitud 340 ruupiat, mis on täpselt umbes nii 340. Rohkem raha meil ei ole. Süüa me tahame saada, sest mitu tundi on ees ja me vaatame, mida me selle raha eest saame. Loodetavasti ikka 1 kalakese kuskil. No ma juba vaatan, et siin on päris kallis. Äkki 2 peale üks lõuna.
What can we have? We would love to have fish, but Yeah. oh my god. We can choose? me andsime praegu kõik oma raha ära, kõik, mis meil oli ja see onu toob meile kala. 340 andsime meie, ehk siis 340 rupiat ja me saame siis grillil kohalikku kala, mille maksumus on 600. Liisu tunneb, et me oleme röövinud nüüd kohalikku inimest. Noh, vahel peab ju elus ikkagi vedama ka, noh muidugi mina olen siin ja teen igasuguseid makseid ka, nii et ma juba tahangi midagi saada ka niisama. Aga samas see onu oli nii lahke ja ta ütles, et tühja kõhtu ei tohi kannatada. Why would you ever give free lunch to Estonian ladies? I think should be anyone came, your problem with money, just fish now, but you feel happy, But life here is not easy. For you, it's a big amount of money. No, it's not that big. We have problem for money, but we have not problem for food, never. No. So it's okay. Nii tore ja lahke mees. Wow, that is amazing. Oo. Thank you so much. Kuule, see on meie reisi kõige uhkem toit. Ja see kala, mis me saime, see oli tõesti parim. Kas see on nüüd meie lemmiksaar? Ma ütleks, et mul oli see lemmik. Ta oli nii ehe, nii armas ehe selline, nagu päris eraldatud paradiisisaar. Ja inimesed olid väga toredad ja lõppude lõpuks ju ikkagi abivalmid ka, sest juhul oleksin mina jäänud siia saarele ja ainus võimalus üldse oleks sul Liisu mind siin vaatamas käia. Ma väga tahaks tagasi tulla. Ei, võta oma sõnad kohe tagasi. I have not even pennies. Täna on palgapäev kõigil. See masin äkki saab enne tühjaks, kui me jõuame. Ja tead, kui me praegu raha välja võtta ei saa, siis me ööbime lennujaamas. Mitte ainult, me jääme Indiasse. Süüa ka pole. Meil endiselt pole sularaha, sest et ükski automaat ei taha meie kaarte. Tahaks tervitada väga soojad tervitused SEB-le, Swedbankale ja kõikide kaartidega oleme me täna nüüdseks siis 5. ATM-i juures. Need kõik on very much international, aga meie kaarte ei aksepteerita. Kusjuures enne aksepteeriti. Kas me oleme blokeeritud? Kas me jääme siia? Kas on üldse mingi pangakaart, mis toimib ja kõikjal? Ma olen seda 1000 korda jäänud. Meie viimane võimalus. Üks on vähemasti autoboarder ja teise taga on poiss, me loodame, et ta ei võta viimast raha ära. Tead, öeldakse ju, et raha ei tee õnnelikuks, aga ma ütlen teile, ilma rahat teeb väga õnnetuks küll. Kui me raha ei saa, siis siin on kellegi pudel vett, selle saame kaasa võtta. Me läheme kohe shoppama. Nii äge! Papid käes tulime laristama, pese käed puhtaks. Kõige olulisem Indias on kätepesu ja vaadake. Kui muud ei ole, siis see on nagu sul ju Kilemajas vanaemal on ka selline väike tünnikene, kus saab vett. See on nagu kangese vesi. Kuule, me ei vali siin, meil on, mis on head, mis praegu juuma ei pea, võib-olla peame ka. Ma vett tellisin küll lauda. Nad ütlevad, et võta kannuga. See oli see koht, kuhu kõik inimesed, kes Indiaga vähemasti on natuke seotud, ütlesid mitte iial, te ei tohi minna sinna sööma, siin me nüüd oleme. Tule nüüd käsi pesema. Yes, ma'am. Ma näitan sulle, kus läheb meie toidu tegemise vesi. Ja mõned putukad, tundlad püsti. Kalamasaala ja kanamasaala. Minu on päris soolane, ma juba maitsin. Aga riis on väga hea, nii et täna me nälga ei jää. Jah, meil on raha. Vaatame, kas homme kõhud korras on. Sedagi. Meie viimane ööbimine siin saarel. Pildid vist erinesid tegelikkusest jälle. Ja meie viimane jalutuskäik lennujaama saarel. Imeline vaikne. Isegi kohalikud magavad veel.
Pariisi saarest ma arvan, et kuhugi põrgusse tagasi, sellepärast et mida suurem on linn, seda suurem on oleelus, võitlus siin India riigis. Sul oli mingit enam huvitavamaks midagi? Läheb huvitavaks. Läheb huvitavaks. Veel huvitavamaks.